Liechtensteini koondisega seotud, aga avavile on nagu juba antud, aga Eesti ei olnud päris valmis veel. Nüüd saame siis minna. Rita Vehapi, Kosovo kohtunik, vilistab selle mängu alanuks. Lumturie Muhadri, Viktore Govori täna joone peal, nemad siis kõik Kosovost ja nurgalöök tuleb ette posti, sealt suunatakse ka, aga võib-olla veidi tagasihoidlikum paralleel, aga kui meestel on Kosovo koondis kõrgele tõusnud, siis siin ka just see, et nad Šveitsis mängivad, see võiks justkui anda mingisugust märke. Siin on nüüd võimalus, aga üle paraku. See on nagu varasemalt antud, et see on nüüd on see hetk, kus seda kõike realiseerida. Vasakult ääret jälle karistusalasse. Seal õnnestub murda, õnnestub sööta ka, see nüüd takerdub kaitsetesse, natuke võib-olla pehme oli see sööt, et seal on neid mängijaid lihtsalt nii palju, et on suhteliselt suur tõenäosus, need ei lähe läbi. Kalalt nüüd senderdus tagumisse posti päris hästi, aga sealt saavad kaitsed jala vahele. Veel on pall lahti, aga siseselt nii, et see kõik, mida kiiremini seda kogeda, seda parem, ma arvan. Aga siit on nüüd esimene päris rünnak vastastel tulemas, aga söödetakse lahkesti Roseni jalale ja Rosen nüüd annab väga kergelt palli tagasi, tuleb sealt lööka ja Käpa peab tegema esimese suurepärase tõrje. Rannastu tuli hästi praegu suluseisust välja, väga hästi nüüd individuaalselt teeb ära vastasele ja kas saab siit ka otse värava peale minna, lükkab veel keskele, seal on meil löögi kohta, tuleb löök, aga tuleb ka vastaste värava vahilt väga hea tõrje. Koondis mängib aastas 10-11 mängu keskelt läbi. Rosen üldiselt, kui 11 mängitakse, siis Rosen üldiselt 10 neist teeb 90 minutit. Vaatame siit selle olukorra ära. On löögi võimalust, otsib kirpu pikalt, aga ei teki kuidagi. Nüüd kasti joonele, seal on nüüd löögi koht olemas, sealt löök tuleb ja taas teeb vastaste väravavaht väga hea tõrje. Pall on endiselt mängus, Lillemaa hoiab seda väljakul, tõstab keskele, penaltipunkti pealt ei saa Salei löögile, see blokeeritakse. Nüüd on korralik surve peal, veel üks pall kasti, täiesti üksi on seal, kui Bassova ja lööb täiesti mööda. Lõpuks Prantsusmaa vastu mängimine iseenesest võib-olla tore kogemus, aga et tulemus oleks natuke parem. Vasakut ääret Salei jälle tuleb. Ja ette posti vastase jalast, see läheb ja nurgalöök tuleb. Aga edukalt. Kokkuvõttes enesekindlalt ja edukalt, jah. Kui välja tuleb, siis annab ju enesekindlust juurde. Nüüd Rannasta kukub ja nüüd on küll penalti. 43. minutil kukutatakse Lisandra Rannasta karistusalas ja seekord Albaania kohtunik ei mõtle, vaid näitab Rita Vehapi penaltipunktile. Ja väga hästi sai. Nüüd tundub, et on kõik valmis löögiks lõpuks kohtunik ka. Kubassova lööb ja lööb kindlalt Eesti 1-0 juhtima. Seda tahtsime ja selle saime lõpuks kätte. Kannatlikkus tasus ära. Vlada Kubassova 15. värav Eesti koondise eest ja 1-0. Ülikindlalt realiseeritud, ülikindlalt ja siit on nüüd hea edasi minna. Siit on tõesti hea edasi minna ja väravatähistustega on ka ikkagi natukene laagris vaeva nähtud. Selle üle on ka rõõm ja Rosenil on ka hea meel, et Kubassova talle selle värava kinkis. Suutis selle publiku ka nüüd üle saratada. Aga kiidame taaskord Rannastut, et väga hästi välja võideldud. Ka olema, et pikad praeguse seisuga umbes 40 minutit vähemalt on veel ees ootamas ja aega meil on. Siit tuleb löök kaugelt ja oi, kus see läheb sisse ja Liechtenstein viigistab. 50. minutil üllatatakse selle löögiga, tundub Käpat ja pall läheb kaarega Eesti väravasse 1-1. Äkki jah, selles mõttes löök oli hea, aga tegelikult oli natukene uskumatu, et tal lasti seal lihtsalt pöörata ja vaadata ja sinna lati alla riputada, et natuke passiivseks jäime nüüd praegu selles momendis ja nemad saavad taaskord juubeldada. Ja karistab Liechtenstein meid kohe. Ja tõesti, nagu sa ütlesid, Stek saab palli omaks võtta, aga pall jääb meile ja kõik on hästi. Jah. Nüüd paha pallikaotus ja Käpa peab tagasi ka värava suule jõudma, aga Kala ise töötab hästi tagasi ja eks teeb selle head tööd ja kohtunik ei leia, et see on hea ja otsib taskust punase kaardi hoopis Annegret Kalale. Veel halvemaks läheb see asi Eesti jaoks. Ise Kala kaotab palli. Siin vastane läks väga selles mõttes sirgjooneliselt ja otse värava peale, aga see kukkumine oli küll nii dramaatiline, et peab kordusest vaatama, mis see kontakt tegelikult on. Ka keskel, et ise oleme ka ikkagi vigu lasknud sisse ja siit on vastastel hea võimalus tekkimas, tuleb ka löök, see läheb pilt üle. Eks nüüd peab nagu selguma, et miks peatreener mind kutsus. Tarkmäel muidugi alustab paraku kohe väga halva valesööduga ja kaugelt proovitakse, aga nüüd Käpa saab praegu vaja nurgalööki kaitsta. Mängitakse see ette posti ja Käpa saab selle palli kärgi. Lihtne on öelda, et tuleb liikuda, aga et kui sa
kui sa oled siin 80 minutit jooksnud ja töötanud, siis ei ole see nii lihtne, aga siin on meil võimalus nüüd tulla ääre pealt läbi, sealt terava nurgalt löök, pall on lahti, aga nüüd oli natukene vastastel õnne ja meil ebaõnne, et see meie mängijatel ei põrganud. Siin on nüüd täiesti vabalt võimalus lüüa. Lillemäe kogu aeg tekitab teravust. Rannaste võiks olla üks kandidaat, aga kes veel? Nüüd siit Kirpule sööt, aga vastaste kaitse on seal vahel. Kirpu murrab ennast mööda temast, ei ole viga ja Kirpu lööb ära selle. 2-1 84. minutil. Katrin Kirpu võitleb selle värava välja Eestile. Kui üks värav on kunagi olnud töövõit, siis Katrin Kirpu värav. Ja jäin ka juba vaatama, kas tõesti see vilistatakse ära, aga Kirpu seda vilet ootama ei jäänud. Mängis olukorra lõpuni ja paneb palli väravasse. See on mänge, kes on 84 minutit ainult jooksnud ja jookseb ka siin lõpuni ja paneb selle nii külma kõhuga, see väike paus veel seal lõpus. Suurepärane. Ja see, rõõm loomulikult, aga mingi kergendus ka Kirpult. Super sööt muidugi, kui vastastelt neljast lisaminutist. Muidugi meile sobib 4 lisaminutist, samas 1,5 on veel minna. Nüüd tuleb pall ja Käpa on sunnitud tõrjuma. See tulemus oleks täna 1-1 jäänud, siis ta oleks olnud kindlasti tohutult löödud. Nüüd on kindlasti palju rõõmsam, sest Eesti koondis võidab Liechtensteini 2-1. Eesti koondise peatreener Aleksandr Ševaldajeva 2-1 võit Liechtensteini üle. Palju õnne. Miks see täna nii raskelt oli? Ma arvan, et esimesel poolel võib-olla ei saanud nagu sellist head nagu tunnetust kätte, kuigi nagu sellest olenemata, ma arvan, mõned nagu momendid nagu tekitasime, kust võib-olla oleks tahtnud nagu saada võib-olla midagi kätte, aga esimesel poolel ei õnnestunud, teiseks pooleks tahtsime, panime nagu, ma arvan, pigem nagu okeilt ennast valmis, aga et sealt nagu hakata nagu neid esimese poole mingisuguseid momente nagu kuidagi ära parandama, aga siis tuli kuidagi võib-olla see värav nagu lõi veidikene nagu tasakaalust välja, et lasime seal nagu täiesti nagu rumalalt mängijal keerata lihtsalt, et ise nagu lööme päris palju, et sellist lööki kahjuks ei õnnestunud nagu esimesel poolel lüüa, aga hästi selles mõttes löödud nende poolt ja eks see lõi natukene võib-olla mingi närvi sisse, sealt punane kaart kohe otsa, et seega nagu, kindlasti on nagu see, mis sellisel pettumuse maitsega võidu või kuidagi et ikka väga õnnelik nagu selle üle. Kirpu tegi nagu fantastilist tööd ja siin Vlada ja siin teised nagu jätsid kõik nagu väljakule, et 10 vastu ikkagi nagu välja nii-öelda tulla aga selles mõttes rahul ei saa nagu olla sellega et kui me 11 ikkagi nagu mängime, et sealt peaks seda liiga palju mingi söödueksimusi, selliseid pallikaotusi nagu, millega nagu ei ole nagu rahul, jah. No esimene poolaeg jäi see rohkem teie enda tegevuse taha või Liechtenstein kuidagi üllatas, et ei suutnud midagi seal ära kasutada? Ma ütleks nii, et väga nagu ütleme, me valmistusime natuke teiseks formatsiooniks, praegu tuli selline mingi hübriid nagu kuskil 6. liin, et eks nad alguses mängisid 4-sega, siis mingi hetk läksid 5 peale ja siis meie vastu praegu oli 6, et eks ta nagu natuke keeruline nagu oli, aga ütleme nii, et tahaks öelda, et meil peaks olema nagu piisavalt kvaliteeti, et ikkagi see ei oleks tohtinud nagu nii palju probleeme nagu meile valmistada. Tänane algkoosseis üllatas veel üks nimi, Anastasia Jožaninova teenis koha algkoosseisus, millega ta siis selle välja teenis? Juusa on selles mõttes häid mänge teinud Flora esituses ja on ka noortekoondises mänginud häid mänge praegu, kui me ta juurde kutsusime, siis tegelikult juurde kutsumine oli ka ju ei olnud sellepärast, et me tahtsime ta algselt välja jätta, vaid lihtsalt sellepärast, et ta just oli lõpetanud U17-ga selle valikturniiri ja sinna otsa nagu oleks 3-4 päeva pärast A-koondisesse tulek nagu mõistlik ja kuna vigastused ja asjad nagu juhtusid ja oli juba piisav aeg, et oli üle nädala või saanud olla, et siis me nagu kutsusime ja tegi paar trenni, näitas väga ütleme sellist head nagu kombineerimist, palliga nagu tegutsemist, et natuke võttis siin võib-olla alguses suur areena nagu jala väristama, aga mida mäng rohkem edasi tegelikult, seda rohkem ta mängu nagu sai ja ma arvan, et see oli tal nagu raske, aga hea kogemus nagu.
ja Elisabeth Postanovale ma pakun, et vist pigem poleks võib-olla täna debüüti andnud, et see punane kaart andis selle võimaluse vast. No jah, et natuke pidime ümber mängima selles mõttes, et ei tahtnud nagu palliga väga palju kaotada. Elisabeth on mänginud varasemalt ka keskpoolikus, et suudab rünnaku ülesehitusi nagu päris edukalt teha ja siis vahetasimegi nii tema sisse kui ka Helina, et nad pakuksid meile nagu palliga siis võib-olla ka pikema palli nagu variante, aga ka nagu head sellist, palliga nagu ülesehitust. Ja nüüd võidu pealt ilmselgelt on väga hea sinna Leedu vastu minna ja võib-olla isegi sellise napi, väga emotsionaalse võidu pealt hea minna? Ma loodan, ma tahaks loota küll, et võidu üle on hea meel, et mul endal jääb nagu just sellist, ühesõnaga treenerid peavad väga palju tööd tegema. Aitäh sulle ja edu siis teile selle töö tegemisel! Aitäh! No tere, Katrin! Alustuseks palju õnne võidu puhul, võiduvärav lõid siin täna, no kui eriline tunne see oli? Ma ütleks, et väga suured emotsioonid. Olime 10 mängija oli väljakul ja tähendab, et sa pead tegema rohkem tööd ja siit see tuli siis. Kogu tiimi tahas seda ja näitasime, et me saame ka 10 mängijatega lüüa. Oli see su karjääri kõige olulisem värav? No ma arvaks hetkeks jah. No kui raske tegelikult see tänane mäng oli? Esimene poolaeg, tegelikult põhimõtteliselt enam-vähem terve mängu domineerisite, aga lihtsalt ei suutnud neid väravaid ära lüüa. Mis need sellised mured või probleemid nagu olid? No, ma arvaks, et võib-olla et liigutasime palli liiga aeglasse ja lihtsalt ei saanud seda oma momenti kasutada. Ja peame paremini tegema järgmises mängus seda. No mis need head asjad täna kindlasti olid, mida sellest mängust kaasa võtad? Positiivseid külgi ju kindlasti oli võit alustuseks, aga mis sa tundsid, millest te veel täna edukad olite? Ma arvaks duellid ja see, kuidas me tahasime seda võitu täna saada. Kõik näitasivad seda väljakul ja sellega me tahame edasi minna. Aitäh sulle, Katrin, ja palju õde teile! Keili Rosen, Eesti koondises 100 mängu, no mis tunne on? Ma arvan, et ma nüüd olen oma õnnepisarad ära nutnud, aga väga emotsionaalne, väga uhke. Ma arvan, et uhkus on see kõige suurem tunne, mis mu sees on. Oli seda tunnet kuidagi läbi terve mängu tunda, aga oli kuidagi pidulikum täna mängida? Kindlasti, mul ei ole kunagi nii palju isiklikke fänne staadionil olnud, kes ma arvan iga puute peale mulle kaasa elasid, nii et pisut oli teistsugune, jah. Oli siis sellist närvi ka natukene sees? Ei olnud, mõnus siuke elevus oli ja selles mõttes me saame nii harva kodupubliku ees mängida, et ma arvan, me vähemalt proovisime nautida. Mäng väga ilus ei olnud, aga 3 punkti on tabelis ja see on, ma arvan, põhiline. No enne mängu Aleksandr Ševaldaeva siin natukene kuidagi ähmaselt ütles, et ei tea, kas Kelly mängib või ei mängi. Oli see tegelikult ka selline suur teadmatus või oli see... Tundsid, et see mäng tuleb täna ära? Enne kui algkoosseisu pole välja öeldud, siis ei saa milleski kindel olla, nii et meil veel enne seda oli viimane trenn tegemata, nii et ma ei usu, et ta midagi kärbseid pähe ajas, vaid rääkis ikka tõsist juttu. No esimese poole lõpus lõite värava penaltist, tundus, et Vlada vist tahtis seda sulle pakkuda, seda penaltit, aga sa vist vastu ei võtnud? Täitsa küll, jah, ei võtnud. No miks nii? Polnud täna seda tunnet. Aga muidu oleks seis võib-olla natukene teine, natuke kindlam olnud, siis oleksid läinud? See on teine olukord, siis peab uuesti vaatama. Kelly, no mitu mängu sinus veel sees on? 1 kuni mitu. Aga mis sul nipp võiks olla? Vaatame siin Vlada Lisette vist on seal järgmised 80 mängutuuris, siis on sellised natukene kaugemal ja päris noori seal võib-olla 20 peal. Mis see nipp on, kuidas 100 mängu kätte saada koondises? Järjepidevus, töökus, oma tervise eest hoolitsemine. Ma arvan, et need on 3 märksõna, mida tuleb kaasas kanda. Aitäh sulle, Keili, aitäh sulle enda 100 mängu eest ja jääme siis neid 1 kuni mitut veel ootama. Aitäh!